kõigi koos, kel lemmikjook on õlu, nad seda jooki naudivad, sest õlu see on mõnu. Hõssa elu, meil maitse Eesti õlu ja kelle maitse õlu, see saagu peavalu. Hõssa elu, meil maitse Eesti õlu ja kelle maitse õlu, see saagu peavalu. Nii, mina Martin Pruuli TV-st ja me teeme täna siin selle festivali jaoks väikest kokkuvõtet, et kes teil siin pruulimeistrid on ja mis pruulikoda ja mis õlud väljas pakkuda on? No, me oleme siis Munga pruulikoda ja oleme kõik pärit Tartust, 4 üliõpilast siis. Kas kõik olete mungad ka ise? Me oleme pruulimungad, et me õpime siis Munga pruulikodade pruulimisviise ja ise ka pürgime siis sellise mungaliku kraatsilise pruulimise poole küll. Kas te olete vande kandnud? Jah, ise keskis meil on nii mõnigi vanne antud. Aga mis õlud teil täna siin esindatud on? No meil on siin selline õlu nagu kvaasikohting, India Pale Ale. Siis meil on eilide esindajast veel meeleparandus ja siis Russian Imperial Stout esindab Beemot, mis on siis bourbon whisky ja tammelaastadega pruulitud. Olgu, aitäh teile! No meil on 2 meie õlut, mida veel järgi on, et Aotearoa meie Uus-Meremaa humalatega pruulitud õlu on tegelikult juba otsas, täna siin lähevad viimased ja meie restoranides veel natukene on saadaval, aga see on siis meie teine pruul, tehtud ainult Uus-Meremaa humalatega, mida me siis üle piiri salaja organiseerisime ning Ameerikast tellisime siia õllepärmi. Teine õlu on meil siis IPA, et ega siin ilma IPAta olemas ei ole tänapäeva ühiskonnas ja me mõtlesime, et on aeg sealmaal, et Pearu tal siis nimeks isepäine taluperemees, nagu ta oli, ka meie õlu on natukene isepäine, et siin saab nii mõnusat humalamõrkjust kui ka linnaste karamelli on selle asja põhiline idee. Olgu, aitäh! Aitäh! Meil on Kalamaja pruulikoda. Kalamaja pruuliga, asute Kalamajas siis, jah? Kalamajas. Ja mis õlut täna pakute siin? Meil on 5 sorti eri õlut tegelikult, 2 tükki pole veel välja pandud. Et on 2 tumedat, stouti on kohe väljas, siis on meil Pale Ale, siis on üks ingveriõlu, niisugune talvine. Kas ingveriõlu on niisugune nagu kergem ja nagu naistele mõeldud või? Ta on kergem jah, aga ingveri niisugune tummisus on ikkagi täiesti olemas. Võtab kõik haigused ka ära või? Ja muidugi, see ongi alternatiivmeditsiin meie jaoks. Ja kus te seal Kalamajas siis pruulite? No klassikaline, et garaažis ikka. Väga hea, aitäh! Lehe pruulikojast. Ja mis õlud teil täna siin väljas on? Meil on täna väljas kõik, mis meil avalikult täna saada on ja kõige uuem nendest on pühadõlu, Auskaru tuleb ja lisaks on siis kaasas mõdu, parlivain ja krätser. Kas need on siis nagu kodupruulid? Jah, mõdu on juba 2011 tehtud niimoodi, et hoitud niimoodi ekstra. Teadsid, et tuleb siuke festival? Ei teadnud, aga näed, kuulus marjaks ära, midagi peab varuks olema ju. Ja kus teie õlut siis saab? Meie neid põhiõllesid saab tegelikult peaaegult igalt poolt, vist on tänaseks õige vastust. Et võib minna hästi varustatud toidupoodi ja see koju endale viia. Väga hea, aitäh! Kus pruulikojast olete ja mis õlut täna pakute? Purtse pruulikojast ja pakume siis 2 stouti ja 1 American Pale Ale ja 1 on siis niisugune märtsine laadne toode, õlu. Mis staudid need erinevad on? 1 on Iiri kuiv stout ja teine on siis ka Ameerika tüüpi. Ja kus teie õlut muidu saab või kus te ise pruulite? Praegu ei ole mitte kuskilt saanud, et lihtsalt sõpradele tuttavatele jaganud, et pruulime muidu Purtses Ida-Virumaal. Aitäh! Kikka pruulikoda. Huvitava nimega, Kikka nagu kukk või? Kikas nagu kukk, jah. Meie logol ongi selline kukk. Meil on väga erinevaid sorte, nagu talvine aeg on käes, siis on pakkumises põhiosa tumedamat sorti õlled, mille nimeks on Aruba, musträstas, öökull näiteks, aga on ka näiteks kergemat, mida see peale sauna võtta, on rukkiõlu, röa rõõm ja topeltipast kärekikas. Mis humalad seal topeltipas on? Meie lemmikud on Ameerika omalad, Citra, Amarillo, Chinook
põhiliselt. Ja kust teie õlut muidu saab? Saab osta, me toodame nii vähe, et saab osta ainult meie käest ja noh. Üldjuhul me ei müügi. Endale ja sõpradele? Olgu, aitäh. Tervist, mis pruulikojast olete ja mis õlut täna pakute siin? ET Brewery, see tuleb minu initsiaalidest ja põhimüügihitiks võiks olla siuke õlu nagu Candy Made Candy, mis on 3-kordne IPA, arvutuslikult 300 ibu, 10,5 volli, 25 liitri kohta 1 kilo humalaid, ehk siis 40 grammi liitri kohta. Teine võiks olla India Pale Lager, kuhu pole lisatud mõruduse humalaid. Siin on ainult pärast keetu visatud 600 grammi humalaid sisse ja tänu sellele on tal hästi mahe mõrudus, aga samas ta on hästi intensiivse humala aroomi ja maitsega. Tamper, mis on Berliner Weisse, 4 volli, 5 ibu ja see on laagerdunud veinivaadis, nii et siin on väga tugevad veini nüansid, tsitrus ja vein just. The Feast, see on maipokk. On öeldud, et see maitseb nagu meeõlu, kuigi siia pole mett sisse pandud, et ta on hästi linnaseline ja ta on vähe mõrkes ja ta on hästi tugev, leivane ja mee maitse. Lihtne Ameerika nisuõlu, ideaalne suvel tarbimiseks. Ja kus muidu sinu õlut siis proovida saab või kus sa ise pruulid või teed? Korteris, et väga lihtsalt pruulin seda, ametlikult asja ei tee, et tuleb lihtsalt minuga ühendust võtta, et siis on ka võimalus mõned pudelid maitsta saada. Okei, aitäh. Tervist, ja mis pruulikojast olete ja mis õlut täna pakute? Tere, meie oleme Kiisa pruulikojast. Kiisa pruulikojast, päris huvitav. Ja mis õlut teil siin pakkuda on? Meil on 4 õlut. Meil on Stouti, meil on tavalist eili ja meil on punast eili ja apelsini eili. Ja seal Kiisal siis kõik toodategi koos ja mõlemad pruulite ja siidrit ka pruulite? Ainult õlu meeldib ja? Okei. Aga mis asjad need siin on? Need on sellised kinkekastid. 3, 4 ja 6 kaupa. Ise käsitsi tehtud? Täiesti kõik ise käsitsi. Väga lahe. Aitäh teile. What brewery are you from and what beers are you offering here? It's my homemade beer and I have 3 different samples. I have an IPA, I have an Imperial Amber and a sour stout. Sour, wow, that's interesting. It's got some coffee flavors, but some sharp sour acidity to clean the palate. It's about 4.5%. The Imperial Amber has a lot of bread and nutty flavors, but a really strong flower aroma, and it's 6.8%. And then the IPA is a typical San Diego style IPA, and it's 6%. Nobody here would really know what's typical San Diego style, so... I'm from San Diego, so... You're from San Diego? I am, yes. Wow, interesting. There's 300 breweries in there? In San Diego, there's hundreds, but in the US, there's a little over 3,000. All right, thank you. Tervist, mis pruulikojaga tegu on ja mis õlut täna pakute? Minu nimi on Kodupruul. Sina oledki Kodupruul? Minu nimi on Kodupruul. Lihtsalt ei ole paremat nime välja mõelnud praegu, aga täna pakun ainult ühte õlut. Selline õlu, millest piisab ühest õllest. Ei pea erinevaid üldse pakkuma. Nimi on Mõrutaud. See tegu on 60 minuti IPA-ga, kus tunni aja jooksul pannakse jooksvalt humalaid sisse kogu aeg. Ja see tekitab sellise mõrususe 60, ibu 60, alkoholi 6,8 ja siis on väga täpne retsept peal, et kui tahate järgi teha, ma annan kohe retsepti. 90 minuti IPA-t on ka oodata või? Järgmine kord. Okei, aitäh. Tervist, mis pruulikojaga tegemist on ja mis õlut täna pakute? Tervist, see on Pillimeistri pruulikoda Võromaalt. Pilli ka mängite? No üks mängi, jah. Ja mis õlut teil siin täna pakkuda on? Siin on üks väga esijäraline porter, laagertüüpi õlu, väga makka ja tumme. Balti porter, jah? Jah, Balti porteri tüüpi, jah. Nii, siis on kipa. See on siis Kinetski Pale Ale, ehk siis tolle mäekottale nime saanud, mille peal siis too pruulikoda nagu on. Ja muidu on ta sükene hele, aga ta on mahelinnastest.
ja mis õlut veel siin pakkuda on? Siin on Võro Verrev, mis on siis sääne punast tüüpi eil. Ja siis on Piljuga lambik. Pilli töökoha on käima pannud õlu, ega ma sinna pärmega pole midagi pannu. Nii kui ta nii lätt ja toom ta selles mõttes kõige ehedam õlu siin. Lahtise kääritusega? Jah, no selles mõttes, et lase käima ja siis pane talle mulitaja peale. Päris hea. Aga aitäh teile! Me täna hakkame müüma vana baron. Vana baron, jah. Aga kas teil on mingeid õlusid veel, mingid sorte? On küll õlu, must õlu ja valge õlu. Olgu, aitäh teile! Nii, tervist! Mis pruulikojast te olete ja mis õlut te täna pakute siin? Tohtkäisid õlled ja valikus on palelaager, India Pale Ale, siis on kõrvitsaõlu, siis on double IPA ja üks spetsiaalne jõuludeks tehtud pühade pruul. Kus te muidu seda õlut pruulite ja kus seda saada võiks? No saamisega on nii nagu koduõlle saamisega ikka on, et seda on nagu keeruline saada, aga pruulin ma teda Kullamaal väikstes ruumides 50-liitrise katlaga ja põhiliselt saunaklubi ja siis sõprade jaoks. Ja mis umalate ja linnaste näidised siin väljas on? Kas neid ka müüte või see on lihtsalt, mis õlle sees on? Lihtsalt, et inimestel oleks hea ülevaade, et millest nagu see, mis siin mudelis on, et millest see tulnud on. Siis kõige levinum umal on teie pruulimises? Kahtlemata minu pruulimises on kõige levinuvad 3 umalat on Simco, Amarillo ja Kaskaad. Olgu, aitäh teile! Tere, tegemist on Tankeri pruulikojaga ja pakume 3 erinevat õlut. Esimeseks siis oleks IPA, mis siis võib-olla täitsa tõupuhas IPA ei ole, meeldivalt karamelline ja humalane. Vot see on niisugune huvitav õlu, mitmevilja õlu. Siin on kasutatud rukki, nisu, odra, linnaseid ja veel huvitavam maitse tagamiseks on lisatud rosee-pipart, mis siis nii huvitav kui see ei ole, annab nii lõhna kui maitse. Et see on, ütleme, need õlled on kõik tehtud ilma kuju humaldamiseta. Linna selline põhi on hästi mõnus mahe. Nii, mis siin veel on? Kirjupudel? See kirjupudel, see on nüüd selline huvitav pudel, see sai nüüd täna valmis. Ütleme, see tuleb siis täna esmaesitlusele. See on siis Tankeri esimene stout, mis on siis piparmindiga tehtud. Näitajatelt siis 8,5 kraadi, 85 ibu, väga mõnusa pika järelmaitsega ja jätab niisuguse mõnusa külma, piditava tundekurku, nagu ütleme Müntoni efekt ja sellest on ütleme, see nimi ka nagu inspireeritud. Olgu, aitäh! Ja, palun! Pühaste pruulikoda ja pakume oma esimest ametlikku pruuli, mis on Nocturne, suur tummine Imperial IPA. Pilootpruulid on, mis me siis oma selles katsepruulikojas nii-öelda teeme. See on nüüd Imperial Stout, kus on kasutatud porssa. Porss, see on harilik porss, selline taim, kasvab robades, peamiselt Lääne-Eestis saartel. Ja see on siis säilitav ja annab see mingit mõrudust? Enne umalat kasutusele võttu umalal skibeduse andjana ja aroomi andjana ja see on hästi iseloomulik magus ja vürtsikas aroom on tal. Ja seda sai nüansiks panna keedu lõpus, et tal oleks lihtsalt aroomi. Kibedus tuleb selle õlle puhul ikkagi umalatest. Ja siis lisaks on siin ka leedriõisikuid, mis ka kergelt tunda on, aga porss on eelkõige aroomis. Päris herbal stout kohe. Siis on üks Belgia tüüpi hele ale, mis on pruulitud Austraalias Galaxy omalate ja Uus-Meremaa Nelson Sauvin omalatega. Ja kolmas on meie uue suure pruuli, mis läheb ametliku tootmisesse
ja see on Vienna liinastega pruulitud IPA, kus on siis mosaik ja uut Austraalia omala sorti Vic Secret kasutatud. Kus te muidu pruulite ja kus teie õlut võiks saada? No neid saab juba poelettidelt seda esimest Nocturni ja teisi, need on rohkem reidised, et neid me teeme pilootpartiidena, et mida siis saab ametlikult toota. Tervist, Õllevõlur on pruulikaal nimeks. Pakume kokku 9 erinevat pruuli, kõik on keidetud 2 hektoliitri kaupa ja sisuliselt on tegu 3 sarnase või lähedase tootega. Siin on muraste murdja, mis on pudelis olnud juba 2 kuud, on selline natukene lahjem, karastav karge saunaõlu, mida võib rahulikult õhtu jooksul pruukida ka 4-5 pudelit ilma, et meest murraks. Nime ei maksa murdmise koha pealt uskuda. Need 3 õlut on hoopis teine õlu. Muraste murdja suitsuline. Nad on pruulitud suitsulinnastega ja nüüd on 3 kõige värskemat pruuli. Need on pudelis alles nädal aega, mille esmaesitlus oli üleeile. Siin on tegu selliste sügise talveõlledega, alkoholiga 6,2–6,6%, tumedad, mustad nagu öö ja kehakad ja maitsvad õlled. Tervist, mis pruulikojaga on tegemist ja mis õlut täna pakute? Tegemist on Käbliku pruulikojaga, see on siis, asume põhimõtteliselt Põlvamaal, Tartumaa piiril, vahepeal teeme õlut ka Võrumaal. Sellised liikuv natukene ja me pakume täna 5 erinevat õlut. Et meil siin esimene on jõulutemaatiline stout, selline tume ja siin on apelsini sees, annab sellist jõuluteemat. Siis on meil siin jäägiõlu, mis on algselt tehtud selleks, et pakkuda siis Käbliku talus peatuvatele jahimeestele midagi. Aga kuna see oli suure menuga, siis otsustasime ka nagu natuke laiemalt seda reklaamida. Siis on meil veel siin, peaks olema porter. See on selline robustne, koosneb väga paljudest erinevatest nagu linnastest ja üsnagi sellise tugeva range maitsega. Siis on meil selline humalane IPA, Indian Pale Ale. Siin on kasutatud vist isegi 3 erinevat humalat siis mõrustamiseks kui ka aroomi andmiseks. Ja viimasena on meil siin ka nisuõlu, et see on selline Belgia nisuõlu ehk witbier siis, et siin on sees ka apelsinikoort, aga see on juba siis kibe apelsin, mitte see tavaline magus apelsin ja ka purustatud koriandriseemneid. Need annavad väga omapärase maitse. Aitäh teile! Tervist! Millise pruulikojaga siin tegemist on ja mis õlut täna te festivalil pakute? Põhjala oleme ja meil on täna siin väljas üks meie talvine tavasortimendi õlu ehk öö, Imperial Baltic Porter 10,5 ja siis on 3 eriversiooni, nii et meil on virmalistest on eriversioon grapefruitiga, mustast kullast on eriversioon vaarikaga ja teine musta kulla eriversioon, mis on hapukirsiga. Ja mida sa ise praegu jood? Ma praegu just võtsin vaarika musta kulla, et ma päeval seda juba proovisin, aga nüüd ma mõtlesin, et ma joon ka midagi. Varsti hakkan ringi käima ja teiste omi ka proovima. Väga hea. Ja mis festivali jaoks just ekstra sai tehtud? Need 3 eriversiooni ongi spetsiaalselt festivali jaoks tehtud, et öö on ainuke meie nii-öelda tavaline õlu, mis meil siin täna väljas on. Ja kus neid näiteks saada võiks? Neid mujalt ei saagi kui festivali. Pudelis saab pärast või? Ei saa, et need konkreetsed eriversioonid, need on ainult festivali jaoks, aga öö on nii nagu ikka, et on teda saada poes ja baarides ja nii edasi. No olgu, aitäh! Tervist! Mis pruulikojaga tegemist on ja millist õlut täna festivalil pakute?
Vormsi pruulikoda või Vormsi õlu ja tegelikult võtsime oma peaaegu kogu valiku kaasa, mis oli käepärast võtta hetkel. Ja täna on siis siin praegu on 7 erinevat sorti. Osad on laagrite perekond ja eilide perekond on siis. Nii et ma usun, et siin leidub täna igale maitsele ning võib-olla siin uuematest on see tume eripruul, mis on selline siidine, sametine laager. Et see on nüüd hästi uus asi, mida veel ei ole eriti olnud. Ja ma usun, et tänase ilma ja tänase sündmuse puhul on suurepärane. Ja mis valge sildiga siin on? See valge sildiga on üks testpruul. Pruulisime ka IPAt, sellepärast et Eestis on praegu kuidagi välja kukkunud niimoodi, et kui sa IPAt ei pruuli, siis pole sind olemaski. Ja siis ma mõtlesin, ma pean ka ühe IPA pruulima, tõestama, et ma ikkagi olen olemas, et ma ei ole nähtamatu või olematu, ja see on nüüd IPA. Selline IPA meestele peaks sobima. Minu tõlgendus IPAdest. Mis sumalad sa kasutasid mõruduse jaoks ja milliste siis aroomi jaoks? See IPA saamise lugu oli selline, et ma vaatasin küll kappi, millise humalaid mul seal parasjagu oli, nii et kui ma õigesti mäletan, siin sees on Centennialit ja Kaskaadi. Okei, aitäh teile! Raasiko õllatehas ja meil on põhimõtteliselt Saksa Pilsner Lager stiili õlu ja siis on Märtsen karamelllinnased sees ja meeõlu, mis on kohaliku Eesti meega. Põhimõtteliselt meil on ka veel pakkuda. Nüüd poelettidel põhimõtteliselt Rimidest talutoidab saate ka leida kodus kalja Eesti rukkist. Ka meie toodame. Põhimõtteliselt ainukesed, kes toodab praegu kalli Eesti turul. Väga tore. Aitäh teile. Tervist. Mis pruulikodaga on tegemist ja mis õlut täna pakute? Oleme siis Kotka pruulikoda ja meie valikus on täna 4 õlut. On tumedaid ja on üks hele õlu. Et on šokolaadistout, tavaline stout, siis Imperial Stout ning ka üks nisuõlu. Ja kus seda õlut teete? Kus seda saada võiks? Teeme seda Tartu linnas. Et tuleme Tartust. Aitäh teile! Nii, tervist! Mis pruulikojaga on tegemist ja mis õlut täna pakute? Tegu on siis Lükati pruulikojaga ja pakume siis 5 erinevat sorti õlut. Põhimõtteliselt kõik on ale-tüüpi õlled, ehk siis siit me alustame Session Imperial IPAga, siis on American Pale Ale, siis on tavaline IPA ja siis nisuõllega, mis üks on siis kirsiga ja teine on vaarikaga maitsestatud. Ehk siis 5 erinevat õlut. Ja kus siis selline nimi tuleb, et Teid lihtsalt lükati sinna pruulipoti taha ja? Ei, lükati me lihtsalt sealt nagu alustasime, et me seal pruulime ja see on nagu meie koht, kus me seda teeme. Et see ongi nagu, ma ei tea, geograafiliselt on kõige nagu õigem koht võib-olla, ütleme niimoodi, Tallinnas. Algu, aitäh teile! Kolk käsitööle pruulikoda, väike kodupruulikoda ja ma pakun täna 5 erinevat õlut, milleks on üks Ameerika Pale Ale, Amber Ale, suitsuporter, mis on tehtud viskilinnastega ja Ameerika nisuõlu ning viimaseks üks saison. Ja kust te seda õlut pruulite või kust seda võiks saada? Pruulin seda Tallinna lähedal kodus ja seda saab minu käest. Väga hea, aitäh! Tervist! Mis poega tegemist on ja mida te täna pakute? Meil on Maltosa.ee, mis on suurem osa internetiturundus, aga meil on ka edasimüüjad, kes müüvad meie toodangut. Nii, ja meil on siin pakkuda näiteks selliseid kannupoisi tume, siis on munka pakkuda ja siis on selline asi nagu kultrukkis, mis on selline katseõlu, mida me siis vaatame, mis võib-olla järgmine aasta tuleb ka saame hakata tootma. Ja kus te muidu ise asute? Tallinnas asume. Olgu, aitäh teile! Tegutseme nime all Nanopruul ja täna on meil pakkuda 5 erinevat õlut. Et alustame, ma ei tea, ühest laua otsast. Ja tegemist on tõelise jõuluõllega, lisatud on hästi palju vürtse. Tegemist on siis stoudi stiiliga ja kangust on 6,5%.
ja päris paras siuke jõuluprae kõrvale näiteks. Siis edasi minnes Must Maagia on vähe leebem tume õlu. Ta on suhteliselt magus, tugeva kehaga ja siuke hea pehme õlu. Juua natuke soojemalt. Edasi on meil Kiki Lips nisuõlu. Rohkem humalaid pandud kui keskmisesse saksa nisuõllesse ja suhteliselt lahja, kerge kehaga, lihtsalt joodav. Siis edasi on meil Steampunk, tegemist on algselt olnud California Common õllega, aga seda ma olen siin mitu korda edasi arendanud ja tulemuseks on, kuidas nüüd öelda, mõrgias, hapukas ja lõpus ka magus õlu. Alkoholi on parajalt ja siuke hea janukustutaja. Ning viimasena on meil Tropica, tegemist on American Pale Ale'iga, kangus 6,5% ja aroomi annab peamiselt mosaiikhumal, mis on hästi troopiline, puuviljane, magus ja sellest ka õlle maitse tegelikult on pigem magus, aga samas ibunumber jääb 40 kanti umbes. Et ta on, ütleme, siuke aste enne IPA-t, et kellele IPA on liiga mõru, siis Tropica on täitsa paras. Pruulin enamasti kodus, siin samas Pelgulinnas ja koguseid teen umbes 50 liitri kaupa. No, aitäh teile! Tervist! Mis pruulikojaga on tegemist ja mis õlut täna pakute? Tegemist on Aespan pruulikojaga, oleme siis Aespast pärit ja pakume täna 4 erinevat õlut. Ja milliseid? Meil on siin üks magusapoolne porter, siis on mee saison ja sealpool on üks laagerõlu ja shoti ale. Aga kust teie õlut võiks nagu saada ja kust te üldse ise nagu pruulite? Kodune pruulimine, väiksed kogused ja saada ei olegi väga pakkunud, et läheb enamasti ennem ära, kui üldse jõuab. Okei, aitäh! Tervist! Mis pruulikojaga on tegemist ja mis õlut täna festivalil pakute? Me oleme õllenaut ja pakume täna meie selliseid põnevamaid õllesid, mis meil viimasel ajal välja tulnud on. Et meil on Vanait, Vanamees, siis on Humala Padrun, Suitsuportel, Rumelausu ja siis ka üks eriline eripruul, mis me tegime Vabaõhu muuseumile. Vabaõhu muuseumile, mis eripruul see on? See on Vabaõhu muuseumi jaoks sellisele toredale nende 30 stiilis poodi tehtud Old Ale, mis on vana Livoonia tehase sildiga ja ta mõeldud selleks, et neil oleks selline ajastutruu toode ilusti letis ja mis oleks ka saada kaasa osta ja maitsta. Väga lahe, aitäh! Tervist! Millise pruulipoega siin tegemist on ja mida te täna festivalil pakute? Tegemist on siis pruulmeistrite poega ja eelkõige me näitame siin täna, et millest siis õlu üldse koosneb ja siis on kaasas ka mõned põnevad õllekomplektid siin Poolast ja Uus-Meremaalt. No, nagu näiteks, millised komplektid? No, Uus-Meremaa omad on Mangrove Jacks. Siin on Poola väga põnevad erinevad kitid, et siuksed nagu enne pole olnudki, et nagu Milky Stout ja väga tugeva IPA-ga või ibuga IPA-d ja mis tüünid teil siin laual on? Sa mõtled Braumeistrit. Braumeister on siis väike miniõlletehas, et see on juba see, millega siis saab nagu tõsist õlut teha kodus. See paned õlle käima ja lähed magama? No, mitte päris nii, aga siukene korralik meskimise ja siis omala keetmise protsess saab seal nagu väga mugavalt toimida. Okei, aitäh! Tervist! Mis poe või väljapanekuga siin tegemist on ja mida te siin pakute? Maaletoo ja Una Cerveza firma nimi ja hetkel siin väljas on 2 Islandi pruulikoja tooted, et on Borg Brygghusist erinevad 6 tükki ja siis on Kädingur öll, 3 erinevat õlut. Et väikse Islandi, ei ütleks, et kodupruulikojad, aga väike pruulikojad. Miks just siis Islandi õlu, kust te selle avastasite? No miks mitte Islandi, hea eksootiline. Et Una Cerveza valikus on iseenesest erinevate riikide tooteid, aga siia lihtsalt sellel üritusele praegu välja tulla tundus see Islandi oma nagu eksootilisuse mõttes nagu kõige õigem. Aga, aitäh teile! Siin meil on Leedu käsitlevad õlled Tundulise brändi all ja siin on erinevad sorte IPA,
Double IPA, siis laager, rukkiõlu ja siis niisuõlu ka. Ja kus teie õlut siis proovida saab või kus seda osta saab? Osta saab Spunka õllepoes Pärnu maantee 125 Tallinnas. Olgu, aitäh! Mis väljapanekuga siin tegemist on ja mida te siin õllefestivalil pakute? Et vaatan sporti või? Jah, hakkame sporti tegema muidugi koos õlle degusteerimisega. Meil on nii, et me korraldame jalgrattamatkasid ja erinevates lahedates maakohtades. Ja nüüd järgmisena me läheme Belgiasse, kuhu Belgia on tuntud õllekultuurimaa ja seal hästi palju saab nautida neid erinevaid Belgia õllesid. Ja jalgratas on suurepärane liikumisviis, et näha neid kõige väiksemaid ja lahedamaid õllekeldreid. Kas iga päeva see tripi kulminatsiooniks on siis üks pudel õlut? No ühega ei piirduks ikka, prooviks rohkem. Ja noh, kes ei kanna, see võib ju välja sülitada ka, kui õige degusteerimine käib. Miks sellele need kummid nii suured on? No siis on kindlam tunne, et ratas ei kuku nii lihtsalt ümber ja et oleks ägedam. Sellega saab vist vee peal ka sõita, kui piisavalt kiiresti minna? No see peab väga kiiresti sõitma. Olgu, aitäh teile! Hello, what kind of exhibition is this in here and what are you offering? We offer Latvian craft beer from brewery Valmiera Moiža, which means Volmari Mois. And we have unpasteurized beers, a light beer, dark beer, special winter season bock beer, and also special frozen beer. I think the biggest specialty is 3 times frozen beer. That by freezing the beer, we can freeze out half of the water. So you get sweet, malty taste. It's like beer liquor taste. And that's something we brought specially for this event today. And if everyone wants to get to know how we brew beers, then they could visit us. And next to Valmiera, we have the brewery, Valmiera Moiža, and we have brewery tours. So people could come and see how we brew beer. I have been to the brew shop in Riga, and some of the beers are pretty dangerous, like a number 7 or something. They're pretty strong, so you have to be careful with those. I think it depends on quantity. As you know, all good things, the same like cognac, you need only a little bit to enjoy. You should not drink, you should enjoy beer. That's what we teach to people in Latvia. All right, thank you very much. Thank you. Pakume Jaapani käsitööõlut ja kõige naljakamad, me oleme ainsad, kes siin festivalil pakuvad Saku õlut. Nimelt see Nagano prefektuuri Saku linnas tehakse Yoho pruulikoja poolt Jaapani kõige populaarsemad käsitööõlut. Siin on kiisuõlu, ehk siis kolmapäevane kiisu on see sinine õlu Belgia nisuõlle stiilis. Jona eil on õhtust õhtusse eil, ehk siis mõte on see, et seda võiks selle laagerõlle asemele, selle jama asemele iga õhtu juua, kui juba peab iga õhtu jooma, ei pea. Tokyo Black Porter on inglise stiilis väga-väga hea, selle timmitud kergekehaga porter ja see on äge, see on Indonooni ehk siis India sinine teemon. See on teemon, mis irvitab, kui sul humala mõrduses suu viltu kisub. Vot ja siis varast vaatab, et naeratab, kui sulle see õlu meeldib. Ja see on absoluutselt kõige sürim õlu, ma väidan, mis siis on saada peaaegu. Sest et see on õlu, mille nimi on sorry, et ma ei küsinud, mis sina tahad. Ehk siis Jaapani meiste eripruul ja tema sees on 5 musta. Must sõstar, must riis, must tuba, must seesamiseeme, musta männiseeme, jahvatatud, kuivatatud ja kääritatud. Ja see on nüüd teine pruulikoda, Kyuchi pruulikoda, kes teeb õlut Hitachi no Nest. Selle tunneb ära järgi, seal öökull on peal kõikidel õlledel. Ja see on White Ale, ehk siis Belgia nisuõlle stiilis ale, mida hinnatakse väljaspool Saksamaad tehtavatest üheks selliseks väga heaks näiteks, kuidas nisuõlut teha Belgia stiilis siis, eks ju. Ja teine on Japanese Classic Ale, mis on IPA sõpradele, sest see on IPA, mida on hoitud 2-3 kuud seedrivaadist pärast seda, kui ta valmis saanud järel küpsetatud. Leti all on meil 3. tootja ka. Ja mis see on? Beard Beer, ehk siis seda on meil, see on nii värskelt tulnud Euroopasse ja Eestisse, et seda meil on ainult mõned pudelid, eksklusiivsed pudelid praegu siin. See on siis niisugune lauaalune õlu, jah? Jah. Olgu, aitäh teile! Tervist! Tegemist on Drink Shopiga ja pakume täna Ameerika ja Gotlandi saare käsitööõllesid. Ja milliseid täpsemalt? Gotlandi saarelt on meil Gotland Brügeris Sleepy Bulldog Summer Pale Ale, Sleepy Bulldog tavaline Pale Ale ja ma näitan ära ka 4 sellist õlut, mis on erilised
see on siis Foundersi porter Ameerikast. Foundersi breakfast stout. Seal on peekonit ja muna ka sees? Ei, peekon ja muna on sealt puudu, aga sealt sees on kohvi ja šokolaadi ja palju. Backwood bastard. Ja täna, nagu ma näen siit, kõige populaarsem. Ma võtame teise pudeli. On meil siis Russian Imperial Stout. Neid on selle õlletehase, mille nimi on Founders, 4 lipulaeva, kellel on Reitbiiris antud maksimaalselt 100 punkti. Päris hea, aitäh teile. Tervist, mis pruulimisega tegemist siin on või mis poega ja mis õlut täna siin festivali pakute? Mina toon importõllesid maale. Enamjaolt on tegemist Mikkeller, Brewdog, ehk siis Taani ja Suurbritannia kaubaga. Ja mis te täna festivalil kaasa võetud on? Ikka seda, mida ma maale toon, ehk Mikkellerit, Brewdogi. Võtsime lisaks Thornbridge'i, Harvestoni ja Tuuõlli. Aga kõik on nad siiski nii Suurbritannia kui Taani õlletootjad. Ja milline nendest teie lemmik on? Nende, kui ma peaksin valima nendest, siis hetkel minu lemmik on Thornbridge'i Cherry Brown, mis on just sobib kuidagi tänasesse õhtusse. Aga ma tean, et ka see praegult on olnud müügihitt siin tänasel õhtul ja järgnev on Tuuõlli Grenadier, mis pakub sellist värskust ja midagi hoopis teistsugust. Aitäh teile! Palun.